Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. No nii, kallis rahvas! Nii äge on jälle olla siin sinu ees ja rääkida ägedatel trenni teemadel, tervise toitumise teemadel. Ja issand, see on viimane episood sel aastal. Päris ulme. Ja see isegi tuleb natuke varem. Muidu oleks tulnud alles pühapäeval, aga me teeme, või noh, mina ja mu 10 isiksust veel, otsustasin natuke varem teha seekord podcasti salvestuse just sel põhjusel, sest see teema, millest ma räägin täna, on ülioluline selleks, et uut aastat alustada nagu ägeda energiaga ja mõtlesin, et okei, et kui ma alles pühapäev panen selle välja, siis on hilja juba. Nii et ma loodan, et ma saan selle veel ilusti 31. detsembril siin välja lasta, et siis oleks nagu võimalikult palju kasu sellest, et äkki saadki võtta täna või siis ongi 1. jaanuaril selle aja, et ise ka natuke reflekteerida enda aastat. Sest millest me täna räägime, on see, et tegelikult on niisugune 3 punkti, sest mu Instagramis, kui ma küsisin, siis kõik tahtsid hullult teada, et kuidas ma siis oma selle aasta, 2025 aasta nii-öelda review tegin, ehk siis jagangi seda, et mida mina tegin, mis süsteemi ma kasutasin, mis minu jaoks oli oluline, millisi nagu valdkondi ma nagu vaatasin. Räägin siis ka sellest, et kuidas minu 2025 aasta oli ja kuna mõni kirjutas mulle, et aga räägi oma nagu uue aasta plaanidest ka, siis ma räägin teile ka neid asju ja tead, ma ei ole veel nagu 100% kindel selles osas, et mida ma kõike siin jagan, sest ma olen proovinud hoida nagu hästi palju ikkagi seda nagu trenni ja rohkem nagu rääkidagi nagu nendel teemadel, et mitte niivõrd enda nagu eraelust, mida ma sisuliselt peaaegu nagu selles mõttes ei ole väga nagu jaganud ja võib-olla ma siis täna natuke jagan neid asju, aga ma veel ei tea. Ma vaatan, kuidas mul tunne on. Ja üliäge on see, et ma saan salvestada seda podcasti episoodi Küprosel, kuna mina läksin lõpuks puhkusele. Väga vajasin seda puhkust, et selles mõttes nagu jah, viimati ma puhkasin selle aasta veebruaris, nädal aega olin Kanadas ja muidu kogu see aeg ei ole väga puhanud. Mingi üksik päev äkki on olnud, aga ma arvan, et isegi nendel üksikutel päevadel ma olen mingeid tööasju ikka teinud. Et see ongi see ettevõtja elu ja teate, ma sain 1 päeva olla niimoodi, et mitte ühtegi tööasja ei teinud. Ja nüüd mul on juba siuke excitement sees, et on nii ootan juba seda, et ma saan oma klientidega trenne teha, et ma saan siin oma see, mis mul uuel aastal plaanis on, et ma olen nii excited selles osas, et ma tunnen, et ma tahangi tööd teha. Et see on hästi äge tunne. Aga jõuame sinna. Ma juba hakkasin nii teemasse minema. Et enne kui ma alustan, sa tead seda lauset, ma vist olen iga episood seda öelnud. Ja vaikselt hakkate tegutsema ka, seda on äge näha, et mõni ikka on nagu jaganud ka mõnda podcasti episoodi enda stories, siis ma olen saanud repostida seda. Nii et nüüd tuleb see kuulus lause, et kui sa tunned, et see on olnud kasulik sinu jaoks või et sa saad siit väärtust, siis palun ole hea, jaga seda enda sotsiaalmeedias, jaga seda enda sõpradega, tagi mind ära @Laura-Liis-M, sest jällegi see on nagu väike asi sinu jaoks, aga nagu mind see nagu tohutult aitab, sest ma tunnen, et issand, ma hakkan juba nii teemasse minema, et ma tunnen, et ma tahan asju teistmoodi teha ja selleks, et jõuda kaugele, et üksi ma niikuinii ei jõua seda. See on nagu nii kindel värk, et ma vajan teiste inimeste toetust ja see on see viis, et ma
tunnen, et ma annan nagu nii palju väärtust läbi oma nende podcastide, et ma oleksin tänulik, kui sa toetaksid mind kas või väikse jagamisega. Või siis kirjutad mulle, et nii tore on olnud, seda on ka inimesed rohkem hakanud tegema, see on ka hästi lahe, et te kirjutate, et mul täiega kasulik ja ka veebinaride osas nagu nii palju positiivset tagasisidet olen saanud, et see ongi nagu nii lahe, et kuigi ma siin räägin oma monoloogi, et siis ikkagi see on nagu tagasisidet ka, et see minu monoloogi rääkimine on nagu kasulik olnud. Nii et jah, aga lähme siis tänasesse teemasse. Ma võtsin oma tahvli jälle ette ja ma loodan, et ma siin väga ära ei külmu, et kuigi ma olen Küprosel, siis teate, Küprosel on siuke huvitav asi, et väljas on küll soe või võib küll soe olla, aga toas on ikkagi nagu täiega külm. Nii et ma võib-olla vahepeal tõusen püsti ja panen selle soojuse tööle, et siis ma loodan, et seda undamist väga siin taustal kuulda ei ole, aga lihtsalt mul on nii külm nagu. Vot, aga alustan siis sellest, et kuidas ma oma aasta kokkuvõtet tegin. Mulle hästi nagu meeldib kirjutamine. Ma olen siuke kirjutaja tüüpi, aga ma olen hästi laisk kirjutaja. Sellepärast ma podcasti teen ka ja mitte mingi blogipostitusi, sest uskuge mind, ma ei viitsiks nagu pikalt kirjutada. Aga nagu samas see mõte sellest nagu aasta review tegemist on alati nii äge, siis ma nagu, et okei, Laura, võta kokku ennast nüüd teeme, kuigi mul väga sellist kannatlikkust ja siukest asja nagu ei ole, et ma ei viitsi nagu, ma olen hästi halb nagu rahulikult istuja. Sellepärast ma arvan, ma olen ka personaaltreener, sest seal on nagu seisad kogu aeg püsti ja nagu liigud ja teed, et ma ei oska rahulikult olla. Aga ma mõtlesin, et ma jagan seda oma template'i ka teiega. Ilmselt panen siia kuhugi kirjeldusse, et siis saate minu selle template'i ka, sest ma tegin eraldi Canvases endale template'i, võtsin mingid mõtted erinevatest kohtadest ja panin enda jaoks nagu asja kokku. Ja mida ma siis tegin? Põhimõtteliselt koosneb see 3 osast minu selline review siis. Et esimene osa ongi siis, et ma vaatan nagu möödunud aastad, ehk siis 2025 aasta, vaatan iga kuu kaupa mingid saavutused ja mingid õppetunnid. Õppetunnid nimetame neid sellepärast, sest need ei ole negatiivsed kogemused, vaid need on õppetunnid, mida mingid asjad, mis on võib-olla olnud rasked, aga igast raskusest see tegelikult õpid. Ehk siis tegin sellest kokkuvõtte. Ja kuidas ma seda tegin, ongi nagu see, et ma vaatasin nagu nii kalendrist, et mis mul sellel kuul siis nagu toimus, kui ka vaatasin pilte ja siis see on nii lahe nagu protsess, et meelde tuletada, issand, see toimus nagu sel aastal, see oli sellel kuul või, et hästi nagu põnev. Ja ka seda nagu vaadata, et kuidas ta siis nagu areneb, et mingid asjad, mis mingi aasta alguses näiteks toimusid, et kuidas see siis nagu edaspidi seda aastat on mõjutanud ja mis on nagu mingid jätkutegevused olnud või mingi jätkusaavutused. Siis on teine osa on siis selline nii-öelda kokkuvõtte sellest aastast, et kus ma siis kirjutasin, et mis on nagu selle kokkuvõtvalt suurimad nagu saavutused ja suurimad pekkiminekud. Siis mulle hästi meeldis selline küsimus ka, et mis osas ma muutsin enda meelt. Ja siis järgmine, et mis andis mulle sellel aastal energiat ja mis võttis minult energiat. Minu arust need on hästi nagu sellised olulised küsimused olnud, et just see, et mis annab ja mis võtab energiat, sellepärast sest see, mis annab sulle energiat, ilmselgelt seda võiks ju järgmisel aastal ka nagu rohkem siis teha või rohkem nagu olla. Ja see, mis võtab energiat, et seda siis võiks ju nagu vähem olla uuel aastal. Ja siis, kuna mul on need küsimused siin inglise keeles, siis selline, ma ei tea isegi, kuidas seda tõlkida, aga põhimõtteliselt, et mis on olnud su nagu boat anchors ehk siis nagu tugipunktid elus. Ja siis miks mulle see küsimus jällegi meeldis, on see,
noh, jällegi samamoodi, et need on need nagu alustalad siis minu elus, mis on nagu olulised ja mis ka järgmisel aastal aitavad mind jõuda sinna, kuhu ma soovin. Siis selline küsimus ka, et mida ma ei teinud hirmu pärast ja tead, oi, pikki, nagu mul oli nii keeruline sellele küsimusele vastata. Me kohe varsti jõuame ka, et mis ma seal vastasin, aga saate aru, nagu ma reaalselt nagu pikalt mõtlesin, et nagu mida ma nagu, vaata, ma olen siuke inimene, et ma kardan, mul on muidugi, no shit, mul on sitaks hirme, aga ma tean, et kõikidel teistel on ka hirmud, nagu ma ei arva, et ma olen eriline. Et noh, näiteks ka mu uue aasta plaanid, saate aru, nagu ma niimoodi kardan seda ja ma tean, et väga suur tõenäosus on see, et see läheb pekki, aga nagu see ongi see protsess, et selles mõttes nagu see on väga okei, et asjad ei lähe nii, nagu sa tahad. Siis sa nagu natuke timmid ja küll need, noh, if it's meant to be, it's meant to be ja nagu selles mõttes küll need kunagi lähevad nii, nagu sa tahad. Ehk siis nagu seal oli mul väga keeruline mõelda. Ja siis viimane on see, et mida ma siis sel aastal õppisin. Nii, issand, vabandust, ma valetasin. 4 osa on siin põhimõtteliselt. Ja mitte 3, vabandust. Võt, ma juba tegin nii ammu, et mul juba on meelest läinud. Muide, siin lihtsalt infoks ka jällegi, kuna ma ei suuda rahulikult paigal istuda, siis ma tegin seda päris mitu päeva ja ma võtsingi nagu, ma teadsin, et ma niikuinii 1 päeva jooksul seda ei suuda ära teha, sest ma ei suuda rahulikult istuda 3 tundi järjest ja nagu mõelda mingeid asju. Nii et ma tegingi, no ma ei tea, ma arvan kokku äkki 5 päeva, iga päev natukene ja mõnel päeval rohkem, mõnel päeval vähem, sest noh, ma mõtlesin, et ei ole nagu pointi kiirustada ka sellega, sest nagu see on suht süke hea alustala järgmiseks aastaks ju. Aga siis see 3. osa, mis ma siis kirja panin, on siis noh, kui ma olen nii-öelda 2025 aasta nagu kokku võtnud, et siis räägimegi, et mis siis uuel aastal plaanid on. Ja siis ma paningi nii-öelda 6 valdkonda, et ongi nii-öelda karjääri eesmärgid, professional goals, isiklikud eesmärgid, tervise eesmärgid, finantsilised eesmärgid, armastuse eesmärgid ja passion goals, kuidas seda nüüd tõlkida, kirgede, noh, põhimõtteliselt, mis su südant täidab, mingid sellised eesmärgid. Ja siis paningi nii-öelda kirja, et mida ma soovin, et milline mu elu siis aasta pärast välja näeks ja mis on need sammud, mida ma pean tegema selleks, et enda visiooni saavutada. Ja teate, see on ülioluline punkt, sest nagu unistada on väga lihtne. Nagu selles mõttes ma võin nagu igasugu asju unistada ja mõelda, et oh jaa, et teen seda, tahan seda. Aga et sa nagu mõtled läbi, kas või nagu üldiselt, noh, see on juba asi, ega ma siin ka ei pannud nagu mingi täpse kava paika, aga ikkagi üldiselt ma mõtlesin läbi, et okei, mis on need asjad, mida ma peaksin tegema selleks, et seda visiooni, neid eesmärke saavutada. Ja siis panin kirja ka seda, et mis on mu motivatsioon selleks, et saavutada seda visiooni või miks ma soovin seda saavutada. Ja siis ma panin nii-öelda see 4. osa ongi siis nii-öelda plaanide paika panek, et paningi nii-öelda kuude kaupa kirja, et mis koolitused ma teen, mis mingid reisid, asjad, tegevused, millal ma mingeid asju teen ja ma ütlen ausalt, see on natuke siuke poolik veel, sest nagu ega ma ei tea, milline mu elu hakkab välja nägema ja ma olen hästi nagu siuke inimene ka, et go with the flow, et aga noh, mingid asjad panin siia nagu kirja ja siis muidugi ma tegin ka vision board'i endale või noh, jah, visiooni board'i. Et ma tegin siis samamoodi Canvases endal, ma võin seda siin näidata ka äkki, et tegin siis Canvases ja panin endale arvuti nii-öelda taustapildiks ja ekraani nagu see, mis on
lock screen'iks. Et otsisin pilte veel ja see oli see kõige toredam osa, et kus sai Pinterestist valida mingeid ägedaid pilte ja asju ja niimoodi, et see aga see ongi nagu selle põhjal, mis ma tegelikult siin kirja panin, on ju. Et selle põhjal nagu vaatasin neid pilte. Nii, ehk siis see on see, kuidas mina tegin oma aasta kokkuvõtet. See ei tähenda, et see on see kõige õigem, et sina peaksid ka niimoodi tegema. Saa lihtsalt siit inspiratsiooni ja sa võid seda, lae endale see minu template alla, aga sa võid seda vabalt muuta, sest ma räägin, mina ju ka lihtsalt miksisin kokku mingitest erinevatest, mis mulle tundus nagu loogiline ja mis mulle meeldis, mis oli minu jaoks oluline ja täpselt nii peaksidki tegema, sest ei ole õiged ega valed. Mõned teevadki, võtavad mingid küsimused, asjad ette, aga ega ma nii tiibiks ka ei viitsi minna nagu mul nagu efektiivsed lühidalt, ega ma siin ka panin lihtsalt mingid märksõnad, asjad nagu kirja, et sest ma nagu lõppude lõpuks usun tegelikult seda, et sa võid küll seda nagu mingid eesmärk asju nagu kirja panna, aga lõpuks sa teed neid asju, mida sa nagu päriselt südamest tahad ja neid asju, mis sa päriselt südamest tahad, neid sa ei pea tegelikult kirja panema. Et selles mõttes see suund ja kõik see, mis mul on olnud ja mida ma tahan tulevikus, see on mul nii nagu sees, et seda ma ei pea isegi kirja panema, sest ma tean, mida ma tahan. Ja nagu et ei ole pointi nagu panna kirja ka mingeid asju lihtsalt kirja panemise pärast, on ju. Et selles mõttes on nagu äge reflekteerida ja mõelda ja kõik see, on ju. Aga lõpuks pead ikkagi tegutsema ja see on see, mis viib sind eesmärgini. Ja seda siis igas valdkonnas. Nii siis eraelus, tervises, spordis, et jah, aga räägime siis sellest, milline minu aasta oli. Ja see on hästi põnev, sellepärast, sest ma just oma parimale sõbrannale rääkisin, et eelmisel aastal siis aastavahetusel olin koos temaga. Ma olin olnud 6 aega umbes Eestis. Ja ma mäletan nagu nii hästi seda hetke, et me olime seal Vabaduse väljakul ja siis oli see ilutulestik ja ma niimoodi lihtsalt nutsin nagu, sest ma olin nii õnnelik, et see 2024 aasta oli läbi. Sest ma räägin, ma arvan, et see 2024 aasta oli pigem raske aasta. Ma ei taha öelda, et üks raskemaid, sest mis on üks raskemaid aastaid? Okei, tegelikult oli üks raskemaid aastaid. Et selles mõttes nagu hästi palju juhtus sel aastal ja hästi palju sitta juhtus sel aastal. Vabandust väljenduse eest. Ja ma olin nii õnnelik, et kurat, see aasta oli läbi, nagu ma olen nagu yes, lõpuks. Nüüd saab nagu uuesti alustada ja edasi minna, et jah. Ja praegu mul siuke, ja kui ma tegin seda nagu aasta review'd ka ja panin kirja neid asju, siis praegu ma olen nagu, kurat, see aasta võiks veel pikemalt kesta, et see on nii äge aasta olnud ja nii lahe ja ma olen nagu nii palju asju ära teinud ja ma olen nii palju õppinud ja arenenud ja nagu nii palju asju pekki läinud ja see on nii lahe ja ma tahaks, et see aasta oleks nagu veel pikem. Samas mul on siuke, et ma tean, et see järgmine aasta nagu, kui see aasta oli juba nii võimas, siis nagu mis saab järgmisel aastal siis, nagu ma isegi ei taha teada. Ja see on hästi nagu põnev, sest ma räägin aasta aega tagasi, ma ei oleks never uskunud, et ma olen praegu sellises kohas, kus ma olen. Nagu päriselt, issand, mul tuleb pisarad silma juba kohe. See, ma räägin, see 2024 aasta, võtame siis lühidalt kokku. 2024 aastal alguses kolisime eksiga siis Eestist tagasi Küprosele.
sest talle ei meeldinud Eestis. Natuke alla aasta, 10 kuud elasime Eestis. Talle ei meeldinud. Tal oli siin halb olla Eestis. Ja siis people pleaser, nagu ma olen, siis mõtlesin, et davai, et lähme siis tagasi Küprosele, et siis sa oled jälle õnnelikum. Ja mis juhtus oli see, et tulime tagasi Küprosele, ega ta õnnelikumaks ei muutunud. Ja ikka oli see siuke hästi negatiivne. Ja meie suhe nagu aina nagu läks nagu halvemaks ja ma olen nagu siuke inimene, ma olen hästi nagu järjepidev ja ma ikkagi tahan head ja ma usun inimestesse ja siis ma igasugu asju proovisin ja proovisin toetada ja olla olemas ja aitasin tal töökohta otsida, põhimõtteliselt hästi palju nagu panustasin energiat sinna. Ja tänu täheks siis lisaks sellele, et ma siis hoolitsesin kogu majapidamise eest, meie koerte eest, siis mul oli Eis ja meil oli ühine koer ka veel. Nende eest hoolitsesin, maksin kõik kinni, teenisin 3 korda rohkem kui tema, sest tema väga tööd ei teinud ja tema raiskas siis oma raha narkootikumide ja suitsu peale ja mina siis maksin kõik ülejäänud kinni ja tänutäheks ta siis pettis mind oma parima sõbrannaga, kes oli meil külas ja siis ma läksin temast lahku, tulin 6 ajaks Eestisse ja siis läks mul ka äriliselt nii-öelda professionaalses elus. Ettevõte läks pankrotti. Ma olin tol hetkel olnud 1,5 kuud äkki seal ettevõttes tegevjuht ja siis ma vaatasin numbritele otsa, ma nagu jõu, et nagu siin nagu küll asjad nagu väga edasi nagu ei liigu, et tegelikult oleks pidanud juba ammu selle pankrotiavalduse tegema ja siis ma tegin seda ja hästi tore aasta oli, ütleme nii. Ja hästi rasked vestlused olid töötajatega, kus sa pididki põhimõtteliselt ütlema neile, et kuulge, sorry, te täna palka ei saa ja ma ei tea, kas või millal te saate, sest pangakontul raha ei ole. Ja ütleme nii, et hea on, et see aasta lõppes ära. Ja siis lõpuks ma kolisingi 2024 aastal Eestisse. Ja hakkasin oma asja tegema. Ehk siis lõpuks ongi see, et tegelikult kõik juhtub põhjusega. Kui mul ei oleks see suhe nii pekki läinud, kui mind ei oleks petetud, kui ettevõte, kus ma töötasin, ei oleks nagu pankrotti läinud, ma ei oleks praegu siin, kus ma täna olen. Ma ei oleks personaaltreener, sest ma ei oleks julgenud seda sammu teha. Aga tol hetkel, nagu, kui kõik asjad on perses, vabandust jällegi väljenduse eest, siis sa mõtled välja nagu okei, aga mida sa siis nagu tahad ja mis on sinu jaoks nagu päriselt oluline. Ma just ühele sõbrannale ka soovitasin, et kes ei ole nagu õnnelik oma töökohas ja kes on ka pikalt juba tahtnud mingit oma asja teha. Mõtlesin talle, et pane lihtsalt lahkumisavaldus lauale ja mine sinna nagu tule sealt mugavustsoonist välja, sest siis hakkavad asjad juhtuma. Sest ma teadsin nagu seda 2024 aasta lõpus, et kui ma otsustasin hakata personaaltreeneriks, ma teadsin, et kui asjad lähevad, kui ma ei suuda nagu personaaltreenerina nagu leiba lauale tuua, siis ma tean, et kuna ma olen väga palju müügitööd teinud, ma teadsin, et nagu müügitööd, sinna ma saan alati minna. Mul oli alati nagu plaan B olemas, et ma tean, et kui asjad lähevad päriselt nii pekki, et ma ei saa üldse hakkama selle personaaltreenerina ja oma ettevõtte nagu juhtimisega ja raha teenimisega, siis ma saan alati minna kuhugi müügitööle. Ja õnneks ma ei ole pidanud seda tegema, sellepärast, sest kui ma vaatan oma selle aasta jaanuari tulemusi, siis tegelikult kohe algusest peale, nii kui ma hakkasin jagama seda, et ma olen personaaltreener,
by the way, tol ajal mul ei olnud mitte ükski koolitus läbitud, ma lihtsalt nagu davai, ma enam-vähem tean, mis ma teen, on ju, ja noh, tegelikult ma tundsin, et ega ma teadsin ka, sest ma olen nii nagu ise nagu nii palju nagu uurinud nende asjade kohta. Et siis see oligi see, et ma juba suht kiirelt sain esimesed kliendid endale jaanuaris. Ja see on äge. See on äge. Muidugi need olid tuttavad ja sõbrad, on ja aga noh, nad maksid raha mulle. Nii et nad olid esimesed päris kliendid. Ja see on äge. Ja jaanuaris veel käisin Küprosel, jälle külas. Siis ma panin kirja, et mul oli 150 kilogrammi hip thrust. Ma mingi videosid vaatasin, ma nagu, see 150 kilo, see on päris suur. Ja siis tegin ka esimesed vereanalüüsid, sest juba siis mul vaata nende päevadega olid nagu on ju, ja siis lõpetasin pillide võtmise ja vaadake mingi üks esimestest podcasti episoodidest, kui see huvitab teid, et ma praegu siin pikalt ei pühendu aega sellele. Ja siis õppetundidel ma panin seda, et alustada on lihtne. Et tuleb lihtsalt alustada ja see on see kõige, alustamine on väga lihtne, aga teise punktina panin seda, et consistency is key. Nii et ja siis veebruaris oli mul järgmised kliendid. Ma käisin rahatarkuse koolitusel, sest see on alati minu jaoks olnud nagu hästi oluline teema ja miks ka see rahatarkus või miks üldse vahepeal ka, kui te näete, et ma mingid jagan mingid issand aktsiad, särgid, värgid. Ma olen väga palju sellel aastal pööranud tähelepanu sellele, et mul oleks nagu varuraha olemas ja ma ei tea, kas see on okei öelda seda numbrit siin. Ma olen aastaga suutnud, ma ütlen seda, sest ma olen fucking uhke selle üle. Vabandust jälle, ma ikka väga palju ropendan täna, väga vabandan. Aga ma olen suutnud pannud 30 000 eurot kõrvale ja see on väga suur summa minu jaoks. Ja miks see on suur summa ja nii suur saavutus minu jaoks? Jällegi ma läksin eksist lahku, tema haldas meie raha asju, tema investeeris meie raha ehk siis minu raha krüptosse. Ja kui me läksime lahku, mis te arvate, palju ma sellest rahast nägin? Ma alustasin täiesti null rahaga ja kuna ettevõte läks ka pankrotti, siis ma palka sealt ei saanud 2 või 3 kuu eest ja reaalselt ma olen nagu, sellepärast ma kolisingi vanemate juurde, sest mul lihtsalt ei olnud, nagu mul oli null raha, nagu täiesti null ja sellepärast ma olen harinud ennast hästi palju rahateemadel, et sest see on oluline ja ma panen kõikidele seda südamele, et pange raha kõrvale ja investeerige. Ma vihkan numbreid, ma ei ole absoluutselt numbrite inimene, minust ei saa mitte kunagi numbrite inimene. Ma olen see, kes on nagu cheerib kõik üles, on mingi, davai, lähme teeme, aga nagu mingi analüütiline pool nagu täielik null. Isegi enda ettevõttes finantside poole pealt ma reaalselt ei vaata, kas mul kliendid maksavad arveid. Ma mingi vahepeal, ma ei tea, kord kuus maks vaatan, kui ma kellelgi panen mingi uus klient tuleb ja panen mingid arved asjad sisse, mul kõik jookseb automaatselt ja ma lihtsalt loodan, et kliendid maksavad. Küll need kunagi ikka maksavad. Et sest ma lihtsalt ei viitsi, ma ei ole numbrite inimene, aga see on nii oluline. Ja sa ei peagi palju teadma nendest aktsiatest ja asjadest, et saa need põhimõtted selgeks ja siis pane lihtsalt seal kuhugi raha kasvama ja that's what I do nagu. Ma ei vaata rohkem sinna nagu. Siis veebruaris käisin ka Kanadas. Ja siis alustasin webinaride ettevalmistusega. See oli ka hästi lahe. Ja 160 kilogrammi hip thrusti. 10 kilo rohkem. Ja siis õppetundide all ma panin seda, et arste ei tasu alati usaldada. Et see on jällegi nende vereanalüüside ja minu päevadega nagu seotud on ju. Ja siis panin kirja ka sellise kuldse lause, et see, et sa kardad, ei tähenda, et ei tohiks teha. Hirm on just põhjus tegutsemiseks. Ja et see ongi siis nende webinaride ja kogu selle personaaltreenerina alustamise osas, et tegelikult on ikka
väga hirmus neid asju teha, nagu päriselt on hirmus, sest sa ei tea tegelikult, kas need asjad toimuvad. Ka nende veebinaaride osas ma nagu davai, Savi, ma lihtsalt teen 8 nädalat veebinaare, midagi halba sellest tulla ei saa. Jah, ma võib-olla investeerin täiega aega. Kas ma saan sealt kliente või mingit kasu? No idea. Lõpuks ma sain teada, ma ikka mõne kliendi sain tänu sellele ja oma emailing listi sain kasvatada. Mul on praegu mingi peaaegu 700 inimest seal nagu what the hell. Nii et selles mõttes nagu mul on alati olnud nagu sihuke suhtumine, et vahet ei ole, mida ma teen, et isegi kui need mingid asjad nagu ebaõnnestuvad, siis midagi sealt õpin, midagi saan targemaks. Võib-olla ma nagu kohe ei saa seda kasu, ega ma sealt peale veebinaaride, mul ei olnud mingi järjekord klientidest. Mõni tuli 3 kuud, mõni mul Instas on ka kirjutanud, et issa ma olen siin 3 kuud, 2 kuud jälginud ja nüüd on mu klient ja tead, kõik juhtubki nii, nagu peab juhtuma. Kui sa ise nagu teed asju südamega ja paned sinna energiat sisse, siis tegelikult kõik lähebki täpselt nii, kuidas sa tahad. Tulles märtsi juurde, esimene punkt, 195 kilogrammi hipfrast, peaaegu 200 kilo. Siis veebinaaride maraton, kaalulangus, personaaltreeneri koolituse algus. Ma tegelikult toimetasin nagu peaaegu 3 kuud ilma selleta, et mul oleks mingigi koolitus läbitud. Aga I know my shit, nii et sellest ei ole hullu midagi. Ja siis ma kirjutasin ühe, nagu te teate, et ma neid toidulisandeid asju ja valgujooke ja neid kõik nagu väga ei poolda, välja arvatud ühte, mis on Saksamaa tootja ja mida ma nagu niimoodi fännan, sest neil on nii palju ägedaid tooteid. Ja siis ma märtsis kirjutasin Instagramis selle omanikule, kes muide Küprosel ka elab või poolenisti ja ta vastas. Ja siis ma paningi learningut alla, et kui sa ei küsi, siis sa ei saa kunagi teada. Et selles mõttes see on nagu lahe, et mis sest, et sellest koostöös midagi ei tulnud, sest tema jaoks on see Baltikum ja Soome lihtsalt nagu liiga väike turg, et ta ei näinud seal pointi. Aga ma küsisin ja ma olen nagu, issand, ma ei usu, et ta vastab, aga ta vastas ja meil isegi nagu edasi-tagasi kirjutasime paar korda, nii et see on päris nagu lahe. Nii, siis aprillis liitusin BNI-ga ja alustasin Kris Kala juures mentorlust podcasti teemal. Aprillis tuli mul siis see mõte, et teeks oma podcasti. Siis et läksin Kris Kala juurde õppima. Ja personaaltreeneri koolituse praktiline osa oli seal Eesti karikavõistlus, et käisin vaatamas esimene minu bodybuildingu võistlus, mida ma käisin laivis vaatamas. Väga lahe. Ja teate, selle Kris Kalaga on ka hästi põnev lugu, sest samamoodi ma olen nagu, oh my god, ta on nagu nii suuri inimene, minu jaoks nagu Eesti podcasti maastikul ikkagi tuntud inimene ja teeb oma tööd väga-väga hästi. Ja ma olen nagu never ever, nagu ta mingi ei aita mind, miks ta peaks, ta ei saa ju mitte mingit kasumit nagu sellest. Aga küsija sulle antakse. Et kõik lähebki nii, nagu peab minema. Ja, et selles mõttes nagu tasub küsida. Ja teate, mina ka ju kogu aeg, mulle ka inimesed kirjutavad ja ma jagan nii palju infot ja väärtust nagu tasuta, sest nagu ma usun, et kõik tuleb nagu lõpuks ringiga tagasi ja sellepärast tasubki alati küsida. Sest kõige hullem asi, mis saab juhtuda, on see, et inimene ütleb ei. Ja mis siis? Mis liigud edasi? Ja aprillis ma panin ka veel uuesti kirja seda, et hoolitse oma rahaasjad üle. Sest aprillis juhtus siuke tore asi, et meil oli eksiga motikas, mis jäi minu kätte ja mille müügiraha pidi ka minu kätte saama ja siis kuna mind enam Küprosel ei olnud, siis jätsin selle müümise osa siis eksi kätte ja tüüp võttis põhimõtteliselt kogu raha endale ja saatis mulle 7 sotti. Motikas maksis muidu 5000. Nii et see oli nagu veel kord siuke meeldetuletus, et kurat, Laura, nagu kui sina ei hoolitse oma rahaasjade eest, kui sina ei pane isiklikult oma raha kõrvale niimoodi, et sina haldad neid rahasid,
siis mitte keegi ei tee seda sinu eest ja sult saab seda lihtsalt ära võtta. Nii et see on nii oluline. Siis maikuu. Oh my god, esimene podcasti episoodi salvestus toimus. Nii lahe. Siis käisin ka ise podcastis esinemas. Muide, see podcasti osas, miks ma üldse ju podcastiga alustasin, oli see, et mul oli bucketlistis kirjas, et ma tahtsin, et mind podcasti kutsutakse. Aga kuna keegi ei olnud selleks ajaks kutsunud, siis ma nagu, siis ma teen ise podcasti, et siis ma saan iga kord rääkida ja täpselt samal kuul, kui ma nagu ise tegin oma esimese salvestuse, mind kutsuti ka nagu podcasti, nii et see on see Saku Lätte podcast, mis nüüd just hiljuti ka tuli välja. Et selles mõttes nagu nii nagu naljakas jällegi vaata, et küsija sulle antakse, onju. Siis jah, hästi palju pereasju juhtus, et käisin EMS-iga Lätis, vanavanemate juubel oli. Käisin sõbranna hobusega ratsutamas, ma ei olnud üliammu ratsutamas käinud ja see oli nii lahe. See tuletas mulle meelde, et kurat, et ma pean uuesti sõbrannale ütlema, et jõu, lähme ratsutama. Siis liitusin turunduslaboriga, läbisin kodulehe koolituse. Ja mai oli ka see kuu, kus mul toitumine läks täiesti pekki ja mul hakkasid siukse pingingu nagu hood lihtsalt. Ja siis maikuu oligi, ma sain aru, et seal juhtus nii palju asju. Mul läks toitumine täiesti pekki, ma tahtsin kogukonda peale seda webinaride maratoni tegelikult launchida. See läks täiesti pekki, mitte kedagi ei tulnud sinna. Siis lükkasime võistlused edasi, onju. Ja see ongi hästi põnev, et mis ma siis nagu suure learninguna panin kirja, et 1 kuu sisse mahub nagu nii palju pekkiminekuid ja nii palju rõõmu, et nagu see oli nagu nii tihe kuu mõlemal poolel nagu. Et jah, siis siis juunikuu jaanipäevapidu, käisin peol, ma ei olnud nii ammu peol käinud, siis tähistasin oma sünnipäeva, olin ametlikult personaaltreener, alustasin jooksmisega, alustasin küünte ja ripsmete panekuga, praegu mul küll küüsi ei ole, sest ma ootan, millal ma saan sukelduma minna ja ma tean, et kui ma sukeldumas ära käin, ega mul siis need küüned alles ei ole, aga ripsmed on ikka peal ja alustasin rohkem enda naiselikkuse eest nagu hoolt kandma. Ja siis oli esimene koostöö Kontamoga siis ja siis ühe vana sõbrannaga taas kohtumine, kellega läksid teed lahku siuksel huvitaval viisil ja siis see taas kohtumine on lihtsalt nii palju tõi rõõmu ja nii lahe, kuidas vahepeal nagu teed lähevad nagu täiesti erinevates suundades, aga siis sa nagu kohtud taas ja sa saad aru, et sa tegelikult oled nagu samas nagu suunas nagu arenenud, et see oli hästi lahe. Ja learningut juunis räme ülesöömine. Ja seal panin kirja ka seda, et dieedist välja tulekuks on ka vaja plaani. Ja siis ongi see, et mõned inimesed tulevad uuesti su ellu ja ei jää, aga sa saad hingerahu. Siis juulis Nõmme sõrk, Saksamaa trip, õppisin triatloni treenimise kohta hästi palju ülikooli katsed ja avatud talude päeval käisime, see oli nii lahe sõbrannaga ja minu vanematega ja siis õppetundidel siis, et always have a plan B. Ja miks ma selle panin kirja, on sellepärast, et ma ju tegelikult Tallinna Ülikooli üldse ei planeerinud kandideerida. Mul oli plaan A, oli Saksamaa ülikool, plaan B, Tartu ülikool ja siis mõtlesin, et okei, igaks juhuks ma ikkagi kandideerin Tallinna Ülikooliga täpselt samal päeval, kui oli tähtaeg kandideerimiseks. Ma panin lihtsalt samad asjad, mida ma Tartusse panin lihtsalt teele, kuigi Tartus oli maks 2 lehekülge magistritöövisioon ja Tallinnas oli maks 4 lehekülge, mõtlesin, ma ei viitsi seal juurde kirjutada, jumala pooge, ma niikuinii sinna ülikooli ei taha. Ja nüüd ma õpin Tallinna Ülikoolis. Ups! Ja siis panin seda ka kirja, et kui teed asju südamega, siis asjad lähevad nii nagu peavad. Siis augustikuus oli sugulaste sünnipäev, koostöö siis selle erajõusaaliga, Treski festival, naistega käisin Rabas,
siis toitumisnõustaja koolitus algas ja hästi suur asi mu jaoks, ma leidsin oma korteri. Siis õppetunnid on, raha on vahend ja see annab väga palju võimalusi. Et noh, nagu te saate aru, tegelikult see raha teema on hästi palju mul sel aastal nagu läbi käinud, just ka sel põhjusel, sest teate, kurat, ettevõtjana see on ikka väga hirmus asi. Mul nagu, noh, miks ma nii pikalt ka veel vanemate juures olin lihtsalt, sest mul oli nii suur hirm, et mis on siis, kui mu nagu kliendid ära ütlevad, siis ma ei saa ju järgmisel kuul nagu raha, on ju. Ja kuidas ma siis ellu jään, on ju. Ehk siis see, et nagu sul oleks ettevõtjana see mingi puhver olemas, see on nii oluline. Praegu mul on see, et kurat, ma arvan, et kui ma tahaks, siis ma ei peaks terve aasta nagu töötama. Et mul oleks fine, kui mul terve aasta raha ei tuleks sisse. Ja see on hästi nagu põnev ja see annab nagu hästi palju nagu hingerahu. Muidugi see aasta ei oleks lihtne, et ma peaks suht minimaalselt elama, aga ma usun, et ma saaks hakkama. Ja siis on jah, see nagu oma kodu on nii oluline, see oma nagu turvakoht, et ma olen tohutult õnnelik, et mul on nagu oma kodu nüüd olemas ja mis sest, et ta on jällegi nagu mega pisike, aga ta teeb mind nii õnnelikuks. See on nagu minu kodu, minu väike ruumikene, mega pisike, aga tead, mul on sõbrannad ka käinud tööpimas seal, nii et palju häid inimesi mahub ikka ära nagu. Nii et jah. Siis september, ülikool, käisin juuksuris, achievement ja siis mis mul siin veel on, Eis käib ülikoolis, siis miks mul see personaaltreeneri? Ma käisin Tartus seal üldainete koolitusel. Ja siis üks eraelu teema veel, mida ma ei hakka siin mainima. Aga õppetunnid on see, et aeg näitab, milline inimene on. Ja okei, seda ma võin jagada. Aga see on jälle siuke eraelu teema. Et panin kirja, et seal on põhjus, miks sa lahkud mõne mehe juurest ja väärtusta iseennast. Issand, ma ei teagi, kas ma vist septembris tegin oma selle tätoka ka. I love yourself first, vist. See mul siin kirjas ei ole. Aga oktoober, USA praktika kandideerimine, läksin Soome, prepi algus, käisin sõbrannavõistlusi vaatamas. Oktoobris uus tätokas ja oktoobris kohtusin ühe imelise mehega. Käisin motikaga sõitmas ja tegin 230 kilogrammi hip thrusti, nagu mida hullu, mis oktoobers oli. Siis learnings on see, et good things happen to those who wait ja sometimes fail, always win. Ja haara võimalustest kinni, kunagi ei tea, mis juhtub. Rohkem ei kommenteeri. Siis november. Oota, ma mõtlen, kas ikka salvestub. Issand. Nii, nüüd on vist parem kvaliteet helil. Ühesõnaga, ja oktoober oli äge kuu. November käisin jälle võistlusi vaatamas, alustasin jõulupuude müügiga, personaaltreenerit sügiskonverents toimus ja üks eraelu asi juhtus, mis oli äge. Ja learnings on see, trust the process. Siis detsember, mida hullu. Webinarid toimusid ja Küprosel olen. Oli jõuluõhtu sõbrannadega, EMS-iga jõulupärja tegemine. Tegin oma esimese podcasti salvestuse avalikus kohas, jällegi out of comfort zone. Ja alustasin kursuse loomisega, millest ma räägin juba kohe varsti, kui me räägime uuest aastast. Ja õppetunnid, hard work always pays off. Ja minu jaoks see detsembrikuu oli hästi nagu raske, hästi palju tööd oli. Reaalselt ma ärkasin kell 5:30 olin arvuti taga, lõpetasin kell 9 õhtul. Mul oli nagu niimoodi on ja. Aga mille üle ma olen hästi tänulik, et kuna ma olen enda elus kogenud läbipõlemist ja väga retsi läbipõlemist niimoodi, et mul olidki nagu ärevushäired ja kõik siuksed toredad asjad, et siis ma sain detsembrikuus aru, et
ma suudan hoida seda tasakaalu, et isegi kui ma võtan endale palju ülesandeid, siis ma tean, millal on õige hetk öelda ei ja võtta see nagu puhkehetk, et see on nagu hästi lahe. Ja siis panin kirja seda, et prep läheb aina raskemaks, mitte lihtsamaks. Vot, nii, see on siis iga kuu kaupa. Issand, ma ei tea, kui pikalt ma siin juba rääkinud olen. Aga ju siis tulebki täna, ju siis vahepeal ma olen lühemat teinud seda salvestust, nii et vahel võib pikem ka olla natuke. Aga mis ma siis suurimad saavutused ja suurimad pekkiminekut sel aastal? Suurimad saavutused on kindlasti see, et ma suudan elada personaaltreeneri ametist oma äriga, mul on oma korter, ma käin ülikoolis, ma leidsin endale sõbrannasid juurde sel aastal, ma leidsin endale armastuse sel aastal ja tead, pekkiminekuid kui sellised, ma ei tea, ma ei oska neid asju niimoodi kirja panna, noh, kindlasti äriliselt on nagu rohkem mingeid pekkiminekuid ja kõik seda olnud, et noh, alati ei lähe asjad nii, nagu sa planeerid, aga samas ma ei tea, ma usun seda, et kõik lähebki täpselt nii, nagu peab minema, et nagu ma ei tea. Siis mille osas ma enda meelt muutsin, noh, siin on jällegi äriliselt, tead, see on nii palju otsuseid, mida ma kogu aeg muudan, et me just sõbrannaga siin ka naersime, et kuna me temaga iganädalaselt oleme kokku saanud, et need plaanid, mis meil kevadel olid nagu täiesti teistsugused kui need, mis meil praegu on. Et see on nagu hästi naljakas. Siis, mis energiat andis, enda äriõnnestumised ja sõbrannadega aja veetmine, et ma tunnen, et need sõbrannad, kes mul praegu elus on, saate aru, need on mingi jumala kingitus lihtsalt nagu. Neid ei ole palju, aga ma ei tahagi palju neid aga need, kes mul on, ma tunnen nagu iga ühega nagu, et ma olen nii tohutult tänulik neile, sest mina usun seda, et ma armastan ka enda pere, mul on vanematega, mul on maailma kõige ägedamad vanemad nagu, aga sõbrannad on ikkagi natuke midagi teistsugust ja ma olen nii tänulik, et mul on nii head inimesed enda ümber. Aga ma olen neid hoolikalt valinud ka ja ma olen väga palju inimesi enda elus nagu välja kattinud ka, et kui ma mingi hetk tunnen, vaata sa näed inimesi alati ajas ja kui ma nagu ajas näen, et tegelikult see inimene ei ole samade väärtustega nagu mina, mul ei ole probleemi nagu lihtsalt suhtlemise ära lõpetada, sest ma lihtsalt nagu, minu energia on nii nagu väärtuslik, et ma lihtsalt ei viitsi. Ja see on ka see, et mis mult energiat võttis, et sõprussuhtes, mis ei olnud päris ja siis seda, et kui teed ja ei näe pointi. Ja mis on olnud siis mu nagu nurgakivid või boat anchors in my life on Trenn, Ems Paps, Adriana ehk siis mu parim sõbranna. Ja siis mida ma ei teinud hirmu pärast, kindlasti mingite emotsioonide väljendamine või siis enda vajaduste väljendamine, sest ma recovering people pleaser ja mulle hästi meeldib olla inimestele meele järgi ja mitte teha neile haiget ja teha niimoodi, et neil oleks mugav, isegi kui mina pean kannatama sellel. Ma olen väga palju arenenud selles osas. Ma ei pannud üldse kirja, ma käisin psühholoogi juures ka ju. Teate, miks ma psühholoogi juures käisin või? Käisin psühholoogi juures sellepärast, sest ma tahan oma tulevasele partnerile olla parem partner. Sest see, et mind peteti, see on minu enda süü. Ja mina ei rääkinud enda vajadustest ja soovidest ja sellepärast see jõudis nii kaugele. Ja sellepärast ma käisin psühholoogi juures, sest ma tahtsin, et tulevikus never ever siuksed asjad ei juhtuks enam minuga. Ja just see enda emotsioonide väljendamine, enda vajaduste väljendamine, see on nii oluline. Ja jah, seda peab tegema nagu õige inimesega ka, kui sa nagu tunned, et su partner või sõbrad, nagu, et sa ei saa seal neid asju teha ja sa saad negatiivset tagasisidet, siis lihtsalt kati neid välja nagu. Aga väga palju sõltub ka sinust endast, sest mitte keegi ei saa su mõtteid lugeda, ainult sina saad enda mõtteid väljendada. Seda ütleb inimene, kes on väga halb enda emotsioonide väljendamises ja vajaduste väljendamises. Aga ma õpin ka, nobody's perfect. Ja mida ma siis õppisin sel aastal, et kui paned energiat kuhugi, siis one way or another kunagi asjad töötavad. Kui sa teed südamega, kui sa teed päriselt, siis
mingi hetk sa jõuad sinna, kuhu sa pead jõudma. Ja kui sa ei jõua, ju siis see ei olnud see õige asi. Vot, ja mis on nüüd, oh my god, 2026 aasta nagu eesmärgid, nagu mida hullu. Mõelge, praegu ma salvestan seda episoodi 30. detsembril ja nagu 2 päeva veel ja siis on uus aasta nagu nii lahe. Ja kui see läheb üles, siis on ainult 1 päev veel ja siis on uus aasta. Nagu, issa kui lahe! Te teate, ma olen nagu nii energiat täis jälle. Ma siin 2 päeva puhkasin ja ma olen nagu juba mingi uhuu. Aga professional goals on siis, ma tahan ikka kuradi 10 000 jälgijat Instagramis. Ja miks ma seda tahan, on sellepärast, sest ma tahan oma seda kogukonda luua. See ongi see, mis ma nüüd uuel aastal teen, väike sneak peek, et mul on nüüd 5-päevane väljakutse alates homsest. Nii et kui sa veel ei ole kirja pannud, pane ennast kirja. 1. jaanuaril me nüüd alustame 5-päevase väljakutsega, et oma aasta nagu võimsalt alustada. Ma ise teen ka kaasa neid asju, mis ma ise loonud olen. Ja sealt edasi areng ongi siis tegelikult kursus, mida ma siis loon. Ja see kursus on täiesti teistsugune kui asjad, mida muidu olen nagu turul näinud, sellepärast, sest ma olen jõudnud selle arusaamiseni, et sul võib olla maailma kõige ägedam treeningkava, maailma kõige ägedam toitumiskava, aga tegelikult enamus inimesed failivad sellepärast, mis siin 2 kõrva vahel toimub. Ja mina loongi selle kogukonna ja kursuse, et õpetada just seda, mis siin 2 kõrva vahel toimub ja mitte nagu see, et mõtle positiivselt ja tee oma kuradi thankfulnessi ja kõik seda, vaid päriselt nagu, et mis see nagu teadus selle taga on ja kuidas ja mida sa peaksid tegema selleks, et siis enda tervise trenni eesmärke nagu saavutada ja siis veel eraldi osa siis võistlejatele, et kuidas nagu võistlustel ka nagu maksimaalselt performida ja mida seal kõike teha. Et see on see, mis siis mul nagu äriliselt kõige suurem asi sellel aastal on, et mida ma siis loon ja mis peale 5-päevast väljakutset läheb siis laivi ja sinna tuleb siis igakuiselt, tulevad uued osad, uued moodulid koos siis harjutustega, koos siis iseseisva tööga, kui soovid, et see saab olema väga vägev. Ma nii kardan seda, sest ma tean juba, et ilmselt mingi esimese päeva mingi maks 10 inimest nagu regab ennast ja on nõus selle eest maksma, aga that's fine, nagu it's a long-term project anyways, et selles mõttes nagu ma ei usu, et ma sellega rikkaks saan, vähemalt mitte esimesel aastal. Ja see ei olegi nagu, okei, tegelikult võiks arveid küll mingi hetk nagu maksta ja eriti kui ma nii palju tööd sinna sisse panen, aga ma tean, et see võtab aega, aga hirm on ikka suur, et mitte keegi ei rega ennast ja keegi ei tahagi seal olla. Ja that's okei, kui keegi ei taha. Küll ma siis arendan edasi ja proovin mingi hetk uuesti. Siis tahan ülikoolis kõik oma A-de straiki jätkata, kui suures ma sain 1 B ja ma kirjutasin õppejõule, et mis värk sellega on, mul ei sobi see, et ma sain B. Mida ma teha saan, et saaks ikkagi A. Ja siis on mul 3 koolitust kirjas, mida ma igal juhul sel aastal tahan teha. 2026 aastal, sest teine professional goal on see, et ma tahan pikas perspektiivis ikkagi rohkem võistlejatega tegeleda. Aga Eestis ei ole nagu ja sinna selgitan juurde ka, et minu silmis Eestis ei ole piisavalt heal tasemel see võistlejate nagu juhendamine, et ma tunnen, et ma saaks seda 10 korda paremini teha ja sellepärast ma ka teen seda ja see lihtsalt võtab aega ja ma lihtsalt vajan veel kogemust ja läbin lihtsalt täiega palju koolitusi ja asju ja siis wait for it. Nagu minu käe alt tulevad need kõige võimsamad võistlejad mingi hetk. Ma tean seda. Ma nagu nii tean seda. Nii et ma olen üli excited. Ja selleks ma siis läbin hästi palju koolitusi ja õpin juurde. Siis personal goals. Esimene koht Eestikatel, mis toimub juba aprilli keskel, nagu mida hullu. See on jaanuar, veebruar, märts. 3,5 kuud põhimõtteliselt veel minna. Ja siis USA praktikale tahan minna või siis välissemestrile, et seda vaatame veel. Siis tervise eesmärgid.
päevad tagasi, seda siis peale võistlusi, seda enne võistlusi niikuinii mul päevad ei tule. Need on nüüd juba ära jäänud by the way ja siis tahan luua jälle tasakaalus suhte toiduga, sest ma saan aru, et tegelikult mul ei ole praegu see nii-öelda tasakaal selles mõttes paigas, mis on täiesti okei, sest see ongi nagu ajutine, aga ma tahan jõuda peale võistlusi sinna tagasi, et ma ei mõtle selle peale, et issand palju kaloreid siin on, vaid ma ise tunnetan enda keha, et kui palju, mida ma pean sööma ja saan aga samas ka nautida toitu. Siis finantsilised eesmärgid on, ma tahan, ma ei tea, kas ma saavutan selle 2026 aastal, sest see on mul juba kogu aeg olnud see eesmärk, et 10 000 eurot kuus tahaksin teenida. Ja siis ma tahan, et mul oleks 50 000 eurot investeeritud siis aktsiatesse ja krüptosse. Siis armastuse eesmärgid, olla 100% mina ise ja luua oma mehega hästi sügav suhe. Ja passion goals, motikaload ja 2 reisi tahan teha. Ja milline ma tahan, et mu elu oleks siis aasta pärast. Panin niimoodi kirja. Mu kogukond töötab, toodan sinna videosid juurde, olen spordipsühholoogia eeskõneleja Eestis, olen imelises suhtes, võib-olla ka kihlatud, meil on ühine kodu, tugev usaldus ja siirus. Sõprussuhted on stabiilsed ja usaldus on kõrge. Ja mida ma pean tegema selleks, et enda visiooni saavutada? Iga päev panen contenti välja, koolitused, koostööd sportlastega, iganädalane suhtlus lähedastega ja aus kommunikatsioon. Ja mis mu motivatsioon on see, et ma tahan ehitada elu, kus saan 100% lastele keskenduda ja selleks peab praegu süsteeme looma. Et just siis nii-öelda need ärilised põhjused ka, et miks ma teen neid asju nii, nagu ma teen, on see, et ma olen alati teadnud, et ma ei taha ainult põhineda nii-öelda saalitrennidel. Ma armastan trennide andmist, nagu need on asjad, mis mul tohutult palju energiat annavad, aga need ei anna mulle vabaduse, mida ma pikas perspektiivis tahan. Ma tean, et nüüd ma veel 1,5 aastat igal juhul olen Eestis, aga mis peale seda juhtub? Ma ei usu, et ma jään Eestisse. Ja sellepärast ma praegu loon juba süsteeme selleks, et siis enda tulevikus olla nii-öelda asukoha osas nagu sõltumatu ja ka ajaliselt, et ma saan oma tulevastele lastele keskenduda. Ja siis ma panin lihtsalt, millal ma milliseid koolitusi teen ja millal ma mingitel reisidel olen. Et siin jaanuar, veebruar, märts proovin kõik need 3 koolitust ära teha. Aprillis on Eestikad, mais aprilli lõpus lähen Hispaaniasse, mai lõpus lähen Riiga oma õpilasi toetama võistlustel, Hyrexi võistlustel siis Riias, juunis teen motikaload, suvel ma ei tea, september lähen kas vahetussemestrile USA-sse ja siis teine reis on ka veel kuskil seal. Vot. Ma ei tea, ma loodan, mulle üks klient just kirjutas ka, et nii nõme tunne on see, et kõik postitavad oma mingid sel aastal, mis nad kõik ägedad tegid ja ma väga loodan, et sa siit episoodist saad tegelikult just nagu inspiratsiooni, sest nagu sa panid tähele, ma panin nagu mingid saavutusi, mis on nagu üli random, nagu nii väiksed asjad ongi nagu, minu jaoks on suur saavutus see, et ongi näiteks mu vanavanemate juubel, mis oli kevadel, see on nagu, ma ei ole elanud mingi 3-4 aastat Eestis ja nagu see, et ma sain olla nagu perega nii-öelda olulisel sündmusel Eestis, see on väga suur saavutus. See, et ma sain minna Saksamaale enda perele külla, ma ei olnud nagu nii mitu aastat oma Saksamaa pere näinud. Ja see on nagu nii suur saavutus, et tegelikult ma usun, et igaühel, kõik, kes sina siin praegu seda kuulad, pane kirja ka neid väikseid asju, mida sa oled nii-öelda, mis justkui tunduvad nagu üli nagu randomid, aga teate, kõik ei saa neid asju teha, kõik ei saa, ma ei tea, olla perega koos, kõik ei saa olla nagu, ma ei tea, trennigi teha. See on täiesti nagu ulme, kui palju me tegelikult
iga inimene nagu, kui tänulik ta saab oma elule tegelikult olla. Nii et siin on lihtsalt nagu üleskutse see, et sul ei pea olema mingi äge äri ja eks mul ka vahepeal on see tunne, et issand jumal, et mul on ainult mingi väike personaaltreeneri nagu äri ja ega ma mingi miljonit siin ka ei teeni, ja ma elan ära, aga ma ei ole nagu rikas, et ja nagu see ongi nagu see, et muidugi seda potentsiaali on palju ja on ka kindlasti neid inimesi, kes teenivad nagu 10 korda rohkem kui mina ja kes on 10 korda edukamad kui mina ja elavad, ma ei tea, mis korteris, mis majas ja neil on, ma ei tea, 50 last ja okei, 50 on natuke palju, aga nagu samas sellel inimesel, kel on, ma ei tea, ülipalju nagu äriliselt läheb ülihästi, võib-olla ta ei ole üldse nii rahul sellega. Võib-olla tal ei ole nii palju aega. Mina saan käia õppimas samal ajal, ma olen tohutult tänulik selle üle. Tegelikult mul on võimalus õppida, kui ma oleks kuskil täiskohaga tööl, võib-olla ilmselgelt ma teeniks rohkem täiskohaga tööl kui praegu oma treeneritööna, aga ma ei saaks õppida samal ajal, ehk siis nagu pane tähele neid nagu väikseid asju, sest need on need, mis tegelikult loevad ja see on see, kuidas sa hoiad endal selle nagu seda positiivsest ja kõike nagu, sest tõesti nagu elu on nii äge, me lihtsalt peame nägema neid nagu ägedaid asju. Muidugi, kui sa tahad näha kogu aeg seda, kui sitt on, täna ka siin Küprosel, vabandust jällegi väljenduse eest, aga on pilvine ja mul on toas kogu aeg nii külm, aga nagu tegelikult enamus päevad päike paistab, ilm on ilus, elu on lill, et mis sest, üks päev on natuke pilvine. See on okei. Järgmisel päeval jälle päike paistab. Vot. Ühesõnaga, kui sa tahad ka teha samasugust aasta review'd nagu mina, vajuta lingile, mis ma siia kuhugi descriptionisse panen, saad endale alla laadida minu selle template'i, mis ma endale lõin, võtta endale, ära isegi võib-olla teegi nagu ühel päeval kõike, sest nagu see on veits overwhelming ja kes ikka viitsib nii pikalt paigal istuda, võtagi rahulikult iga päev natukene ja mõtle enda jaoks asjad läbi, kas või mingi suuna, sest vahel on hea nagu mingid asju läbi mõelda. Vot, aga nüüd ma olen pikalt juba rääkinud, ma ei taha sind rohkem kinni hoida. Anna mulle jälle tagasisidet selle podcasti episoodile, sest jällegi tore on seda monoloogi ju rääkida, aga tore on saada ka tagasisidet, et sellest monoloogist on kasu ka. Ehk siis minu kuulus lause, kui sa tunned, et sa said siit väärtust, inspiratsiooni, mõtteid, midagi, mingit taipamisi, siis ole hea, jaga see episood vähemalt ühe sõbraga, jaga seda oma story's, tag'i mind ära, kirjuta mulle Instagramis, et jõu Laura, nii äge oli kuulata ja täiega hoian püüdleid. Või siis, ma ei tea, saada lihtsalt see sõnum universumisse, et Laura tegi head tööd ja oli kasulik ja küll see kuidagi jõuab minu juurde. Ja ma olen hästi tänulik. Ja ma olen tänulik päriselt nagu igale inimesele, kes on kuulanud seda podcasti, sest ega see podcastiga samamoodi, te ei kujuta ette, kui hirmus see algus oli nagu. Ja praeguseks nagu jällegi, nagu ma ütlesin, ma ei ole numbrite inimene, ma vahepeal vaatan palju inimesed üldse nagu kuulavad seda podcasti ja siis ma imestan, 500 inimest on kuulanud. Okei, et ikka kuulatakse. Et selles mõttes on nagu lahe, aga ma teen seda hea meelega, sest ma tean, et vähemalt ühele inimesele on see olnud kasulik ja see on okei, kui seda paljud ei kuula, see on ka okei, sest nii kaua, kui ma saan kas või ühele inimesele olla kasulik, siis see on nagu väärt seda. Ja aitäh sulle, et sa kuulad. Ja aitäh sulle, et sa oled olemas. Ja võib-olla, kui sa isegi nagu avalikult ei toeta, siis aitäh sulle, kui sa salaja toetad. See on ka tore ju. Sest teate, mina olen ka siuke
ega ma teisi kui ma Instas või niimoodi jälgin, ega ma ka väga tubli toetaja ei ole, nii et ega ma parem ei ole. Küsin sinult midagi, mida ma ise nagu ei tee. Ups! Aga ühesõnaga, ma loodan, et sul on olnud imeline aasta ja et sa näed neid nagu häid asju, mis sel aastal juhtusid. Ja kui sul oli pekkis aasta, nagu mul oli 2024 aasta, siis usu mind, elu läheb ainult ägedamaks. Okei, vahepeal läheb halvemaks ka, aga ka sellel igal halval on nagu mingi point. Nii et ja siis läheb alati nagu ülesse. Sest vaata, kui meil ei ole need halvad ajad, siis me ei saagi aru, et meil on head ajad. Kui mul ei oleks 2024 aasta olnud nii sitt aasta, ma jällegi, nagu ma ütlesin, ma ei oleks siin, kus ma ei oleks neid asju teinud, mis ma tegin ja ma ei väärtustaks neid asju praegu nii retsilt, kui mul ei oleks nii raske aasta olnud eelmisel aastal. Nii et jah, okei, nüüd ma päriselt ka lõpetan. Aitäh sulle ja järgmise korrani. Tšau!